Tere, head vaatajad, kuulajad, jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on relvalubadega seonduv Eestis ja õigeusu kirik ja selle lahtisidumine Moskva patriarhaadist. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, lähme liikuma. Kõigepealt käime läbi ajaloo rubriigi. 29. aprillil siis 22 võeti Tallinnas Vabaduse platsil maha Peeter I ausammas ja väidetavalt tehti sellest siis Eesti Vabariigi raha. Alles 22. aastal. Alles 22. aastal. 1624 asus ametisse kardinal Richelieu. On teada tema legendaarne kiri. Isik, kes selle kirja esitab, tegutseb riigi huvides ja tal on õigus tappa. Enam selliseid Prantsusmaal väga vist välja ei anta. 1975 Vietnami sõjas USA alustas sõdurite evakueerimist Saigonist ja järgmisel päeval langes linn põhjavietnamlaste kätte. Ma vaatasin muuseas, Venemaa välisministeerium ka tähistas ametlikult seda päeva, Saigoni vabastamist, samal ajal kui Trump püüab rahu ja venelastega hästi läbi saada. 1997 jõustus keemiarelvade keelustamise konventsioon 30. aprillil. 2007 saabus Eestisse Venemaa riigiduuma delegatsioon. Pronksjö, mäletad ilmselt hästi veel. Jah, käisid seal telgis Tõnismäel ja avasid sinise välitualeti siis väljakaevamiste juures ja tegid selles suure skandaali Venemaa meedias. Enne äralendu teatas siis delegatsiooni juht, FSB endine juht Nikolai Kovaljov, et nõuab Andrus Ansipi tagasiastumist, mille tõttu siis valitsuse liikmed nendega ei kohtunud. Nende hulgas oli ka keevituseksperte, sest nad käisid vaatamas või tuvastasid, et sellel kujul, pronkssõduri kujul ta on vahepeal lahti lammutatud ja tagasi keevitatud. See oli küll, jah. 1. mail 2004 Eesti liitus Euroopa Liiduga. Väga tegelikult oluline verstapost. Palju õnne meile. 1945. aastal teatas siis suuradmiral Karl Dönitz Hamburgi raadiojaamas esinedes, et Adolf Hitler langes ja tema on Füüreri järglane. Ja 1961. aastal tulistati Nõukogude Liidu kohal alla U2 ja selle piloot, see oli luurelennuk U2 ja selle piloot Gary Bowers vangistati. Ja 1979 Gröönimaa sai Taani koosseisus autonoomse staatuse ja omavalitsuse. Et Gröönimaa uudiseid vaadates on ka seda paslik meenutada. Aga edetabel, vaieldamatu suur uudis Hispaania, Portugali, Andorra ja Lõuna-Prantsusmaa blackout elektris. Naljahambad on öelnud, et Eesti desünkroniseerimise järellainetus jõudis nüüd sinnani. Ja tegelikult see oli võib-olla ka näide, mis oleks võinud saartalituse ajal Eestis, Lätis, Leedus juhtuda. Aga õnneks ei juhtunud. Viimased uudised ütlevad, et küberrünnak pigem vist on välistatud. Selliseid suuri blackoute on varem ka nüüd Euroopas olnud üsna viimasel ajal. 60 miljonit jäid seal Iberia poolsaarel pimedus. 2015 oli 70 miljonit Türgis, mis oli lihtsalt võrguriike. Ja 2006 Itaalias oli 55 miljonit, samuti lihtlabane võrguriike. Eestis muide ja Balti riikides on lihtsam selle asjaga tänu sellele, et me valmistusime desünkroniseerimiseks ja meil on tegelikult saartalituse võime olemas, et kuigi me oleme osa sellest suurest Euroopa süsteemist nüüd, siis oleme ka omajagu kaitstud regioonina. Ja. Trumpi Zelenski kohtumine paavsti matustel kindlasti väga märgiline, aasta pressifototiitel, kahtlemata. Trump on väga fotogeeniline, peaks ütlema. Tõsi, ja siin Itaalia peaminister Meloni on juba jõudnud öelda, et see võis tuua siis mingisuguse muutuse sõja kulgu või rahu läbirääkimiste kulgu. Eks me seda näeme, et mis nüüd järgnevatel päevadel saama hakkab. Kurb on see, et Euroopa positsioon on üha rohkem kuhtunud kogu selles protsessis, et vahepealne jutt siin
rahu tagamisvägedest on ära vajunud. Et noh, me näeme ikkagi seda, et Euroopa ja Lääs võttis oma nii-öelda toetuse tagant ära. Euroopa pole oma kaitsetööstust piisavalt käima tõmmanud, et suudaks jätkuvalt toetada. Nii et noh, ärme räägi rahuläbirääkimistest, räägime pigem sellest vaiksest nagu kapitulatsioonist ausalt. Ukraina sündmustega seoses on Taanist tulnud uudis, et Taani tahab saata oma sõdurid õppima Ukrainas sõjakogemust. Nagu me teame, et Põhja-Korea on juba saatnud oma sõdurid sõjakogemust omandama ja Lõuna-Korea parlamendi luurekomitee juht teatas, et väidetavalt on luureandmetel siis Põhja-Korea sõjaväe võitlusvõime tänu sellele kasvanud. Väga erandlik uudis, et üks NATO kaitseväe juht on siis ütelnud, et ta saadabki oma sõdurid relvastamata droonisõda õppima sinna. Ja eks näis, millal ja palju neid sinna läheb, aga noh, Taani üldse on ju väga mustrist väljas andnud tohutult abi ära ka oma viimased haubitsad, eks ole, Ukraina kaitseks, et igati äge eeskuju. Baas Narvas, sõjaväebaas Narvas, mis tuli väga suure uudisena. Isegi Venemaa välisministeerium märkis selle ära, et Eesti tahab ehitada baasi siis otse piirile ja eskaleerib sellega. No, minu jaoks on hästi kummaline see, et me sellest nii palju räägime, et see on Eesti territoorium, me ei ehita baasi Jaanilinna või kuskile teisele poole Petserit. Aga mis nagu minule silma jäi selle baasiga oli see, et seal ei hakka olema alalist garnisoni, et seal hakkab ikkagi roteerima, et natukene ta jätab vähemalt minule sellise missiooni baasi mulje. Enne teist maailmasõda oli seal 1700 Eesti kaitseväelast pidevalt garnisonis nii Jaanilinna kui Hermanni kindluses ja ka pärast okupatsiooni lõppu on ju seal olnud Eesti sõjaväestatud piirivalve seni, kuni ta likvideeriti ja ka Kaitseliidu Narva malevkond, kus venekeelsed ja eestikeelsed patrioodid õlg-õla kõrval on harjutanud Eesti kaitsmist. Et minu jaoks on see märksa tugevam signaal kui paarisaja lisakaitseväelase rotatsiooni korras saatmine sinna, nii et võib-olla me teeme sellest rohkem uudist, kui see väärt on. Ilmselt küll, jah. Samas on see kaasa toonud Narva linnapea ähvardamise, tapmise ähvarduse, siis politsei pidas siis kinni ähvardaja, kelleks oli üks alaealine. Ähvardust ei peetud tõsiselt võetavaks, küll aga oli tõsiselt võetav ühe muinsuskaitseametniku ründamine Narvas, kes siis rääkis Narva ajaloost ja ründajad siis süüdistasid teda ajaloo võltsimises või Narvast vale ajaloo jutlustamises, et üks ründajatest peeti kinni, teine pääses minema. Tuleb jätkata nii-öelda Eesti kohalolu normaliseerimist Narvas ja sellest rohkem avatult ka rääkida ja mitte teha võib-olla uudiseid, ise ka toota uudiseid, mis tegelikult ei ole uudisväärtusega. Venemaa sõjaväeluureteenistus GRU on Prantsusmaa hinnangul 2021 alates umbes 10 Prantsusmaa erinevale üksusele riigiasutusele suunanud küberrünnakuid ja ka 2017 väidetavalt siis sekkunud Prantsusmaa valimistesse. Et see uudis tuli nüüd esmaspäeval. Väga kummaline uudis oli eelmisest nädalast, kus tähistati Elbe jõe kohtumist, et teise maailmasõja ajal 1945 kohtusid Elbe jõel Nõukogude armee ja Ameerika väed ja seda on tähistatud nii nagu Normandia dessandi aastapäeva ja nüüd oli siis Venemaa välisministeerium tegi uudise sellest, et üle 3 aasta tähistati seda uuesti USAs Arlingtoni sõjaväekalmistul. Ja on ka ära mainitud, et eelmise režiimi ajal 3 aastat seda teha ei saanud. Et see on minu arust ka üks selline märgiline koht, mis tasub nagu meelde jätta. USA ja Venemaa suhete normaliseerimise samme tuleb veel kahjuks ilmselt lähiajal. Samal päeval, kui Arlingtonis koguneti, tapeti kindralleitnant Jaroslav Moskalik Moskvas, tegemist siis oli planeerimispeavalitsuse juhi asetäitjaga.
lasti õhku ja väidetavalt peeti kinni ka siis üks ukrainlane, kes selle õhku laskmise korraldas. Imekspandav, kuidas Ukraina suudab tegelikult Venemaa territooriumil varemgi on suutnud selliseid rünnakuid, plahvatusi korraldada. Ma arvan, et Ukraina on ainus eriteenistus, mis seda suudab. Euroopas või läänes üldse, jah? Tervikuna. Ma arvan, et isegi hiinlased ei saaks sellega hakkama. Sul võib olla õigus. Ma tean. 29. aprillil ehk eile oli Uppsalas siis tulistamine. 3 inimest on teatatud, said surma. Täpselt ei tea, mis seal juhtus. Tulistajat vähemalt mõni aeg tagasi alles otsiti. 22. aprillil väga ärevad sündmused Indias, Kashmiris, siis, mis on vaidlusalune piirkond, eks India ja Pakistani vahel, tapeti 26 inimest. Ja hindud selekteeriti välja, siis väidetavalt Pakistani terroristide poolt. No see piir on olnud permanentses sõjas, et seal on küll ametlikult selle relvarahu, aga vist nii palju rikutud rahu ei ole maailmas kunagi varem olnud. Et seal on tuhandeid selliseid tulevahetusi olnud ja kahjuks nüüd vist eskaleerub. India kavatseb vastusamme. Pakistan on viinud ka vägesid piirile rohkem juurde. Rahuga tegeletakse Ukraina suunal jätkuvalt Ukraina rahule aitamine. Arengud ei ole väga põhjapanevad. USA on lubanud sellest välja astuda, aga siin ka kohe näeme, mis sellega saab. Ukraina endine president Viktor Janukovitš mõisteti tagasi 15 aastaks vangi. Ja see on tema teine vanglakaristus. 2019 mõisteti ta vangi 13 aastaks siis teiste kuritegude eest. Muuseas oli päris huvitav, et ta põgenes või selle Venemaalt põgenes siis sõjaväe helikopteritega ja üks süüdistuse punkt oli see, et ta ei kasutanud selleks ametlikku piiripunkti, et ta ületas piiri ebaseaduslikult, mis on tõsi ja veel Venemaa sõjaväe abiga. Kuldpasside müük kuulutati ebaseaduslikuks, et Malta oli siis see riik, mille Euroopa Komisjon kohtusse andis ja Malta siis pakkus investeeringute eest kodakondsust. Seda on varem teinud ka Küpros ja Bulgaaria, aga need on varasemalt loobunud. Muide, enne 2010. aastat arutati seda võimalust ka Eestis, et kas ka meie saaks näiteks mingisuguse summa siis investeeringu eest anda Eesti kodakondsuse inimesele. See on vist ka Donald Trumpi üks ka Donald Trump on seda teinud. Ja, tema huvi on ka sinna poole liigub. Aga Saksamaa tõusis kaitsekulutuste liidriks Euroopas peale külma sõda möödudes siis rahastusest Suurbritanniast, aga peab tunnistama, et võimekuse kasvu ei paista. Ja väga suur osa sellest rahast läheb ikkagi olemasoleva väe, juba praeguse väe jalule aitamiseks. Et sellest on anekdoote räägitud, milline on Saksamaa allveelaeva võimekus ja palju neil üldse võitlussuutlikkust on. Osaliselt ka Leetu viidav brigaad on selle asja taga, et sinna ei taheta ka viia, kuna tajutakse ohtu, ei taheta ka viia lihtsalt tühja väge. Loodame, et see rahastuse suurenemine näitab pühendumust ja selge, et kui täna paned raha sisse, homme valmis võimet ei saa, et kui meil räägite ka siin 5,4 või otsustati, et 5,4% tõusevad riigikaitsekulud, siis on selge, et see võime ei teki homme. Meenutame kas või seda laskemoona ostu, et kas lepingud on, kas hanked on, kas moon on. Et kohe seda ei juhtu, aga tasub hoida meelest nii seda näidet kui Saksamaa näidet ja ikkagi tegeleda sellega intensiivselt. Ja Saksa puhul on oluline ka see, et kui Saksa valitsus hakkab rohkem oma tööstuselt ostma, siis Rheinmetall ja teised suured saavad ka oma tootmismahte kasvatada ja seal on jätkuvalt tohutu mahajäämus ja see on NATO, konventsionaalse heidutuse seisukohalt ka juba suur probleem. Täiesti nõus. Eestis numbrituvastuskaamerad kirjutati siis, et Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteem teeb 20 miljonit pilti kuus kõikidest liiklejatest, autodega liiklejatest ja nüüd on siis sellega tegelevad edasi nii ajakirjanikud, Andmekaitse Inspektsioon kui ka parlamendis õigus- ja põhiseaduskomisjon on lubanud selle teemale peale vaadata. Ootame, mis järeldus siis olema saab. Igal juhul loodame, et see annab teatud impulsi ka selliseks regulaarseks infovahetuseks erinevate võimuharude vahel sellel olulisel teemal ka, sest jällegi tehnoloogilised võimalused
riiveteks kasvavad ja järelevalvajate arusaam peab ka kasvama. Võib-olla on vaja ka mingit nagu institutsiooni tugevdada, et nii-öelda ametnikest järelevalvajaid väljaspoole julgeolekusüsteemi tekitada. Aga julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon parlamendis, mis ka seda teemat võiks vaadata, ei ole väga mida juhtis kunagi tugev. Gert Kingo näiteks ja nii edasi. Jah, isegi olenemata sellest, kes seda juhtinud on, seal on muidugi olnud nagu valdkonnas pädevamaid ja vähem pädevamaid inimesi, aga tegelikult selle komisjoni nagu selline töötunnivõime on töötunnivõime ja seal oleks vaja analüütikuid, eks ole, ja ka neid, kes käivad tegelikult tegemas ise kontrolle. Ma olen ise kogenud, kuidas poliitikud tulevad Kaitseministeeriumi valitsemisalasse, vaatavad jälitustoiminguid ja pärast seda selguvad mingid suured asjalud, millest on lihtsalt mööda vaaratud. Sellepärast, et seda tehaksegi, seda istutakse mikrobussi, sõidetakse kohale, kuulatakse, mis räägitakse, natuke midagi näpitakse ka, aga see ei ole järelevalve. Vilniuse linn on evakuatsiooniplaaniga välja tulnud, et see tekitas ühelt poolt sellist ärevust, teiselt poolt kindlust, et selle peale on mõeldud. Nende leedukate pealinn asub ka üsna lähedal, eks ole, piirile, mis tõttu see on ka üsna loomulik. Ja jällegi igasugune evakuatsiooni harjutamine ei ole tingimata valmistumine vahetuks sõjaks, et seda on niikuinii, ümberpaiknemist on niikuinii vaja harjutada. Käisin Vilniuses hiljaaegu, Vilniuse kesklinnas leedu keelt ei kuule, ainult vene keel, sest tulnud on 10 000 Ukraina pagulased, 10 000 Valgevene pagulased ja suur osa sellest seltskonnast kesklinnas liikudes kujundab seda väga selgelt seda pilti. See umbes 3-4 aastat tagasi ei kuulnud vene keelt Vilniuse kesklinnas. Iisraeli julgeolekuteenistuse Shin Bet juht Roman Bar lahkub ametist 15 juuni vastuolu tõttu siis peaministriga ja seal on 2 asja, et ühelt poolt Shin Bet uurib siis Netanyahu seotud inimestega korruptsiooni ja teiselt poolt siis Netanyahu süüdistab, et Shin Bet ei informeerinud teda 7. oktoobri terrorirünnakutest, mille peale Shin Beti juht siis ütles, et informeerisin küll, aga peaminister ei tahtnud teha otsuseid. Et selline see edetabel, aga lähme esimese teema juurde. Esimeseks teemaks on relvaload, et see on päris palju kirgi kütnud politsei vähemalt ühiskonnatunnetusse ja sellise avalikus ruumis leviva info kohaselt hakkas suuremat tähelepanu sellele pöörama peale Mikk Tarraste tulistamisjuhtumit 2020 siis Lihulas, kus Mikk Tarraste lasi 2 inimest maha, haavas veel inimesi ja tegi seda seaduslikult talle siis antud relvaga. Kas tal oli Kaitseliidu relv või? Tal oli tsiviilrelv ja tegelikult on see sama küsimus, et Katrambian muuseas, kes Kaitseministeeriumis tulistas, ka temal olid eelnevalt politseiga pahandused, mille tõttu talt oleks saanud relva ära võtta. Ja ma ise nägin pealt, kuidas Trambian tulistas politseinike suunas ja tekkis küsimusi, kuidas see inimene relva eksamit läbi sai, et ilmselgelt oli närvis ka, aga see laskmisstiil oli huvitav. Aga ühesõnaga on teiselt poolt siis on öeldud, et politsei jälgib väga rangelt seda, kes saab relva, kes ei saa. Siin on toodud näiteid, kus 1 päev siis hilinemist mingi tõendiga või ka taotluse esitamisega on tähendanud sisuliselt nullist selle menetluse alustamist. Siin oli üks hästi kummaline lugu, kus üks advokaat vaidlustas siis enda relvaloa kehtestuks tunnistamise. Ja mis siis see probleem oli? Probleem oli selles, et ta oli relvaloo omanik peab käima psühhiaatri vastuvõtul ja ta ei arvestanud sellega, et psühhiaatritel on pikad järjekorrad ja ta ei pääse kiiresti sinna vastuvõtule. Ja selleks ajaks, kui ta pidi tõendi esitama, tähtajaks tal ei olnud veel vastuvõtul käidud, aga mingi nädala jooksul pidi ta sinna saama. Ta võttis ühendust ka politseiga, see on nüüd kohtumaterjalidest pärit info. Ja ta tegelikult lükati algusest peale menetlusse, et tunnistame kehtetuks, te peate alustama otsast peale. Nüüd, kui see kohtumenetlus oli,
siis minu arust politsei ütles ühe väga kummalise asja, et kui teil ei ole tõendit esitada, siis see advokaat oleks võinud sinna üles laadida tühja dokumendi. Ja kui ta nädala jooksul oleks saanud selle psühhiaatrilise tõendi, siis asendada selle, sest tõsi, menetluse ajal saab esitada täiendavaid dokumente, saab esitada uusi dokumente, kui on mingisugused puudused. Aga minu jaoks on see kummaline. Kas sina tuleks selle peale, et esitada riigile mingisugune taotlus ja laadida sinna üles tühi Wordi dokument, mõttega see kunagi asendada? Ma arvan, et enamus inimesi ei tule sihukese asja peale. Mõtlesin just, et katsetaks täna tuludeklaratsiooniga, aga seal on kõik ette täidetud. Seal sa ei saa seda teha. Ja no igasugust, ühest küljest olen mina ka kuulnud seal nagu juttu selle kohta, et kellelgi läks, eks ole, tervisetõendi või mingi muu paberi esitamine üle tähtaja ja siis tehti ebaproportsionaalselt jäike otsus. Ühest küljest, kui regulatsioon näeb ette, et mingid nagu erandid ei tehta, siis on selge, et ametnikud jälgivad seda, sellepärast, et kohe, kui tehakse mingid erandid, tekib kohe küsimus, et mis siin toimub, eks ole, miks ühtedele tehakse erand ja teistele mitte. Sest massiliselt ilmselt seda ei tolereeritakse. Ma saan aru ka politsei instinktist minimeerida tsiviilkäibes olevate relvade arvu, sellepärast, et kui sul on politsei tõsine väljakutse ja kui sul on, ütleme, 10 korda suurem tõenäosus järsku, et sul vastas on relvastatud inimene, siis see olukord ise on märksa hullem. No sündmuskohale sõites, kui on isikud teada, siis politsei üldiselt teab, kas selle isikul on relvaluba või mitte. Et tänapäeva infosüsteemid on nii head, aga ebaseaduslikku relvaluba sa ei tea. Aga kui sul on ainult 2 või 3% elanikkonnast relv nagu Eestis, mis on ikkagi väga madal näitaja võrreldes ka Läti, Leedu, Soome, Põhjamaadega üldse, et siis see tõenäosus, et sa kohtad sellist olukorda on väiksem, et ma saan aru politsei instinktist hallata selliseid olukordi ette. Teisalt on küsimus... Aga see 2-3% on ainult politsei tsiviilrelvaregistris olevate relvade arv. Väga suur osa relvadest on ka politsei soovitusel registreeritud Kaitseliidu relvaregistrisse, mis ei pruugi olla sama statistiline näitaja Läti ja Leedu puhul. Absoluutselt. Et siin ongi see küsimus, ja seal ongi olnud ka selline skeem pikka aega, et ära seda politsei menetlust tee, mine Kaitseliitu, hakka riigi kaitsma ja sealt saab ikkagi endale korraliku arsenali soetada, sest sa oled ju nagu sõjaline võitleja. Et kui meil on ka sellist 2 paralleelreaalsust, et ühes riigis, et siis tekib ikkagi küsimus, et millega tegeldakse. Ja on selge, ma ostan ära ka selle argumendi, et ongi uus olukord ja ongi teada, et ütleme, sõjaolukorras meil oleks tegemist vastasega, kes meeleldi ründab tsiviilelanikkonda, eks ole, ja juba see, kui mul on endal oma kodu ja pere kaitsmiseks võimalik saada relva, võib säästa nii mõnegi elu, nii laste, naiste, meeste, vanurite elu ja sellel on ka oma väärtus ja me teame, kui õhuke on endiselt meie kaitsevägi. Me absoluutarvudes rääkida, võitlejate arvust rääkida, siis ikkagi ka Eesti suuruse riigi kohta seda ei ole palju. Teades, kui õhuke on meie politsei, kriisiolukorras politseid ei tasu arvata, et ta tuleb üldse. Ta on kuskil mujal seotud. Ja sellistes oludes võibki küsida, et kas siis parem on see olukord, kui näiteks relvaloa taotluste arv massiliselt kasvab, kui ütleme ohuhinnang muutub tõsisemaks veel. Või siis see, et meil on ette juba hallatud sihuke relvakultuur, kus inimesed on harjunud sellega, et tsiviilkasutuses on relvi ja nii edasi, reeglid on kõigile selge, et nad on välja õppinud. Ma arvan, et see esimene variant on nagu parem. Et kui on näha, et ohuhinnang ja ohuolukord läheb niikuinii kehvemaks, et siis tuleb teha mingid muutused. Ja see on ka probleem, kui inimesed lihtsalt tajuvad halduskiusu ja see ei ole ainult seotud relva taotlemisega see probleem. See on laiemalt üldse usaldusega riigi vastu ja seda ei tohiks üheski sektoris olla ka tajutud kujul nii palju ja ma isiklikult ei usu, et see on nüüd mingite advokaatide vastukius.
või relvaentusiastide vastukius, et seal võib-olla ongi liiga jäigalt mingeid asju tehtud ja mingid reeglid, kui nad ei võimalda inimlikumalt asju teha, siis võib-olla tuleks natukene ümber vaadata, kaasa arvatud see psühhiaatri tõend, eks ole, mida saaks ka perearsti käest ilusti. Kaitseliidu relvaregistrisse, jah, meil oli ühel esinemisel küsis üks Harjumaa omavalitsusjuht, et temal oli omavalitsusjuht, eks üldiselt lugupeetud inimene on omavalitsusjuht, et sinna ikka päris kõik ka ei satu, ütleme nii, et 79 omavalitsust meil on ja temal oli ka, et ta taotles relvaluba ja politsei veenis teda mitte relvaluba taotlema. Ja kui ta ütles ikkagi, et ta soovib seda, siis ta suunati ka Kaitseliitu. Et Kaitseliidu relvaregister ei muuda relva olemust, ei muuda relva omaniku olemust ja seda ohtlikkust samamoodi mitte kuidagi ei vähenda. Et ka see kaitseliitlane saab hoida relva kodus, seda sama, mis tal seal registris on. Et see, mulle tundub, et natuke on ka sedapidi, et kui juhtub midagi Kaitseliidu relvaregistris oleva relvaga, siis see justkui ei ole meie vastutus. Et tegelikult on. Et selles suhtes inimeste surumine lihtsalt teise registrisse ei muuda ohupilti mitte kuidagi. Ja võib-olla üks asi veel, mida politsei on ka kasutanud, et nende relvadega, et kui ohupilt on muutunud, et nende relvadega ei minda rindele. See on tõsi, et suures osas tsiviilkäibes olevate relvadega rindele ei minda, samas kõikides sõdades on olnud nii marodöörid, hävituspataljonid kui diversioonigrupid. Ja kui see ohupilt on muutunud, siis ohupilt tegelikult muutus 2014, kui märgistamata siis Venemaa relvajõud võtsid üle Krimmi poolsaare. Et tegelikult juba siis oli ohupilt muutunud, et ka siis ei olnud rindejoont. Eestis muutus ohupilt 2007. Väga nibin-nabin saadi see uuesti kontrolli alla, oleks võinud minna ka teisiti asi ja kui sul sellises olukorras tekib eluohtlikke olukordi ja sa pead ennast või oma pere kaitsma, siis ka lihtsalt lask õhku võib selle probleemi lahendada. Sa ei pea ilmtingimata, eks ole, ei tohigi kohe kedagi maha lasta. On ilmselge, et see on anomaalia tervikuna statistiliselt ka, mis meil toimub ja võib-olla riigi aparaadile ka õppetund sellest, et kui meil on ikkagi mingid õigused antud, et siis hakata nii-öelda kasvatama selle protsessi käigus inimesi ümber oma sellistest õigustest loobuma, et see annab ikkagi tagasilöögi pikas perspektiivis. Ma olen Kaitseministeeriumis ise ka näinud asekantslerina, kuidas tulebki üks jurist näiteks ja leiutab mingi piirangu ja sellest me kohe räägime eraldi. Ja leiutab mingi piirangu ja ta ei suuda isegi põhjendada, miks. Just meil oli ka relvade käitlemisega seotud, eks ole, ma ei tea, kui suured salved võivad olla seal, eks ole, harrastuskasutajatel seal mingite relvade juures. Et see teinekord ongi lihtsalt selline kaanon, mis on juurdunud ja mida siis religioosselt korrutatakse, ilma et statistikale otsa vaadatakse, et kui meil tõuseks ka relvaomanike arv tsiviilkäibed 10% peale nagu Soomes, ütleme, väljaspool Kaitseliitu ka, et Soome ei ole nagu hullupööra hoiatav näide sellest. Hea küll, seal on olnud intsidente, aga siiski, kui statistikat vaadata, siis ülejäänud surmade ka võrreldes seal ei ole nagu midagi hoiatavat nagu ette tuua. Rootsi on üldse teine juhtum. Seal on gängivägivald ja muud struktuursed põhjused, kaasa arvatud USA, mis ongi kahjuks vägivaldsem riik kui ülejäänud lääneriigid. See on teistsugune olukord, jah, et Eestis seda ei ole, aga ütleme niimoodi, et minu arvates on hea, et siin ametis olev siseminister Igor Taro ja eelmine siseminister Lauri Läänemets on ka sel teemal debatti pidamas ja tegelikult kui me oleme riigis kokku leppinud, et me korjame relvad ära Venemaa kodanikelt, Valgevene kodanikelt ja kodakondsuseta isikutelt, siis Eesti kodanikelt relvade ärakorjamist me kuidagi kokku leppinud ei ole ühiskonnas. Et ma arvan, et see ongi nagu see teema, millega me või see osa, millega me selle teema kokku tõmbame. Et see debatt on ülivajalik. Minu arust on lauale käidud päris hulga asjalikke argumente ja meie geopoliitiline positsioon kindlasti ei luba sellist väga jäika suhtumist või relvade inimestelt käest ärakorjamist. Aga võtame teise teema.
Teises teemas räägime nii juristidest kui religioossusest, mida sa juba mainisid eelmise teema juurest, et mäletatavasti 6. mail 2024 võttis Riigikogu vastu avaldusega, millega ta ka kuulutas siis Moskva patriarhaadi agressiooni toetavaks, terroristliku Venemaa režiimi toetavaks organisatsiooniks ja andis ka soovituse, et kogudused võiks ise vaadata, kuidas siis selle mõju alt ära tulla. Ja ka selle seaduseelnõu, eks ole, millest nüüd räägime, eesmärk oli, ütleme, seal öeldakse üsna sõnasõnaliselt, kirik ei tohiks terroristidega koostööd teha. Kogu moos, see on kõige lihtsamal kujul selle seaduse mõte. Toon ka siia selle paralleeli, eks, et see kirikute ja koguduste seadus võeti vastu ja tegelikult probleem on selles, et president jättis selle välja kuulutamata, mida tervitas nii siis Moskva patriarhaadile alluv siis kirikustruktuur Eestis, Venemaa välisministeerium kui ka mitmed poliitikud, kelle leib see selline rahvustevahelise viha kütmine teinekord on olnud. Et minu jaoks oli see hästi üllatav. Presidendi otsuses või vetos toodi välja, et seda võidakse rakendada sellist mehhanismi ka näiteks teiste MTÜ-de, sihtasutuste, ka poliitiliste parteide vastu. Mina ütleks niimoodi, et see kirikute koguduste seadus ütleb, et kui see organisatsioon on ohuks Eesti julgeolekule, põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale, siis tuleb ta kinni panna. Ja kui nendele tingimustele vastab mõni partei Eestis, siis tuleb ka see kinni panna. Et ma ei saa nagu presidendi sellisest loogikast üldse aru. Ja minu jaoks on see hästi kummaline, et ma ei mäleta varasemast ühtegi korda, kus seda otsust on nii palju põhjendanud mitte president, vaid presidendi õigusnõunik. Seal on veel küsimusi, seal paradoks on võib-olla selles, et kui Hent Kalmo ka ütleb, et eelnõu on mitmeti mõistetav, siis loogiline oleks, et sa mitmeti mõistetavale eelnõule teed siis üheselt mõistetavat kriitikat. Aga see sama jutt selle kohta, et seda võidakse ka parteidele laiendada. Väga õige, tulebki rakendada. Aga seal viidatakse seletuskirja sõnastusele, mitte eelnõu kirjal. Eelnõus räägitakse kirikutest. Et seal on mindud nagu väga laia pintsliga seda eelnõud kritiseerima ja kui sa nii laia pintsliga kriitikat teed, et siis kaob nagu ka seal kriitikal mõnes mõttes nagu moraalne pidamine ära. Et seal samas viidati ka usuvabadusele, et mulle tundub, et siin ikkagi ongi kas see olukord, kus ongi seal õigusfundamentalismiga tegemist või et erinevad koolkonnad, juristid on väga jäigad ja nad käivituvad erinevate asjade peale ja nad suudavad oma seisukohti väga usutavalt põhjendada riigi peale ka. Aga mul siin tekib riigipea agentsuse osas küsimusi, et kas ta oleks võinud ise paar küsimust Hent Kalmalt juurde küsida, enne kui ta need mitte kooskõlastused annab või välja kuulutamata jätab, sest et ma loen seda, ma ei saa seda aru. See on liiga laia pintsliga see kriitika tehtud, seal on räägitud asjadest, mis ei ole tegelikult eelnõus sees. See ei ole üldse relevantsetki võib-olla selle teema arutelu juures. Ja loomulikult kui on riigi peal kõhklusi, millest ta ise ka aru ei saa, siis jätagi välja kuulutamata igaks juhuks kas või. Aga see loob ka teatud segadust edasise menetluse osas, sellepärast, et kui ühelt poolt öeldakse, Karis annab mõista, et ta on selle eelnõu eesmärgiga nõus, aga teisalt ütleb, et kasutage riigireetmise paragrahvi või muid asju, nagu seal Hent Kalmo on vihjanud, siis see lõhnab nagu sellise poliitilise topeltmängu järele ja kusjuures avaldusi vaadates ma ütleks, et ka ELK mängib topeltmängu siin, põdrasuu läbi kasutatakse sama skeemi hästi laia pintsliga ja mustade värvidega maalitakse ühte tehnilist eelnõu, mis räägib sellest, et ärge tehke Moskva terroristidega koostööd. Koguduste tegevust ta kuidagi ei halva
et kehv olukord ja nagu läbimõtlemata samm presidendilt ka, sellepärast et kui kriitikast pole võimalik aru saada, siis mis autoriteet saab seal kriitikal olla? Minu jaoks oli president kukkus natukene samasse lõksu tegelikult nagu kukkus eelmine siseminister Lauri Läänemets, kui ta pakkus välja, et me hääletusõigust ära ei võta, aga hakkame nii-öelda seda lojaalsust kontrollima. Et hakkame siis igat Venemaa kodanikku hindama, kas ta võib Eestis hääletada või mitte. Ja samasse lõksu on kukkunud president. Kui tegemist on riigireetmisega, siis kaitsepolitsei võtab selle inimese niikuinii kinni, kui see on teada. Seal ei ole vaja mingist kirikute seadust muuta, olgu ta papp, poliitik või ärimees või riigiametnik. Ta võetakse igal juhul kinni. Aga selle konkreetse juhtumi puhul on see, et kui näiteks Hamas otsustaks siia rajada mošee või tahaks rajada mošeed või Taliban, eks Afganistani võim, saadab siia mingisuguse imaami, kes hakkab saama siis Talibanilt või Hamasilt korraldusi, oleneb siis kumb struktuur selle loob. Kas me seda nagu taluks ja president räägiks ka usuvabadusest ja riigireetmise paragrahvist? Minu jaoks on see nagu ülikummaline, et minu arvates president on lasknud ennast lõksu mängida ja tegelikult ma ütlen, et minu seisukohalt on see, et kui me vaatame, kas Moskva õigeusu kirik on nagu Eesti suhtes olnud sõbralik või? Ei ole. Selle kiriku struktuur Eestis jätkuvalt on parlamendi vastas ametliku esindusena. Kui me vaatame, mida õigeusu kirik, Moskva juhitud, siis see õigeusu kiriku struktuur on teinud Ukrainas, Moldovas, Tšehhi vabariigis, kus need kiriku kaudu luuretegevust korraldasid, siis pole mingit põhjust uskuda, et seda Eestis ei toimu ja sellega tegeletakse. Ja kui me meenutame näiteks kas või seda plaani erakonnal koos teha siis ühispalvus koos eelmise välja saadetud siis selle kirikutegelase Jevgeniga, siis see hoiti ära, mitte sellest ei loobutud hea tahte märgiks. Edgar Savisaar Keskerakonda tahtis rahastada kiriku kaudu, Lasnamäe kiriku ehitamise kaudu, et öelda, et seal on mingisugused juriidilised nüansid, et minu arvates on siin nagu, ma saan aru, et tegemist on ka õppejõuga Tartu Ülikoolis, aga selle siis õigusnõuniku näol, aga tegemist ei ole mingi juriidilise kaasusega kuskil loengus. No selles osas ma ei nõustu, et see on juriidiline kaasus ja kui näiteks oleks ju halvem pretsedent see, kui siis see Daniel Vürst Daniel või kes siin oli, piiskop Daniel, kaebaks selle asja riigikohtuni välja, eks ole, ja sealt tuleks siis riigile ebasoodus otsus, et kui seal on nagu sisulist täpsustamisruumi, millest ma ise aru ei saa, aga ma pole jurist, aga siiski kommunikatsioonis võiks seda lihtsustada siis kuidagi nii, et inimesed saaks aru. Et siis need tulekski enne ära teha ja ageda sees ja paradoksaalsel kombel presidendi nagu sekkumisel võib-olla ka mingi ventiili roll, et mulle endale tundub, et see seadus võetakse vastu ja et see peab kas siis uuendatud kujul ka Riigikohtus, aga siis on mingi osa õhku nagu välja lastud ja näidatud, et kõik et see ei ole nagu Yana Toomi õudusune nagu ebademokraatlik, mis siin toimub, vaid see on normaalne demokraatia, kus räägitakse asjade üle, aga ma saan aru ka iseenda pingetest, mis tekkisid, seda asja tuleb teha siis selgelt ja niimoodi, et ka Karis ise suudab sõnastada täislausega, mis see probleem seal on. Ilma üle äärte värvimata. Ja, aga tõmbame saate kokku, et selles suhtes kiriku seaduse vetostamisega tegelikult on Eesti saanud endale ühe probleemipuntra, mida pureda ja mida oleks võinud vältida. Aga jälgime Riigikogu edasisi samme ja hoiame ka teid asjaga kursis. Suur tänu vaatamast, kuulamast, ilusat päeva!